et nii need protsessid on, et kui oleks nii, et homme oleks ranna vormi vaja saada ja siis jookseks 1000 kilomeetrit maha ja oleks kohe rasv maas, et nii ei ole, et kehal on oma nipid, keha ei anna välja, keha ei tee kõiki asju kiiresti, ta teeb kõik nii, et ise ellu jääda. Aloha imelised seiklejad teised pool ekraani, minu nimi Kristal Ralaksmi-Titt on tulemas eetrisse imelisest San Diegost, Californiast. Ja ma kutsun ennast uue aja coachiks, sest ma usun, et meis kõigis on olemas aarete laekad ja kui me need avame, saame hakata manifesteerima oma sisemisi muinasjutte siia reaalsusesse, nagu oma unistused iseenda tingimustest. Tere tulemast imelisse aarete seiklused podcasti, kus siis sellel nädalal me jätkame seikluseid imelise Riina Raudsikuga. Ja juttu jätkus tõesti nii palju rohkemaks, nii et sukeldume siis sügavamale järgnevatesse teemadesse ja kindlasti, kui sa vaatad selle siis ilusti läbi, kindlasti jaga, like'i, share'i, pane oma kommentaarid ja anna ka meile tagasisidet, kas see saade läks sulle korda ja kui sul on veel siis lisaküsimusi, kommentaare, anna ka teada. Nii et suur aitäh ja imelist kuulamist ja nautimist. Mahalo! Kas liikumise kohta on sul ka mingid soovitusi, mingid miinimumasjad, mida inimene võiks igapäevaselt teha? Mis sorti liikumisi sina soovitad, kuidas sul selle kohta? No mina soovitan ikka alati, sellest on nii palju kirjutatud, aga mina soovitan ikkagi alati seda aeroobset treeningut, seda, et kui sinusugune noor inimene tahab ennast arendada ja lihast kasvatada, siis on okei, see on sport. Aga mina ikka soovitan tervislikel eesmärkidel seda aeroobset tegevust, kus sa siis saad hapnikku nii palju, nagu sa vajad selle füüsilise tegevuse jooksul, et sa ei hapestuks. Ehk siis kerge hingeldusega liikumine, eks ole, ükskõik milline siis on. Et ta nagu lööb siis ka südamerütmi natuke ülesse. Ja südamerütmi ülesse, kuskil üle 140 ja oleks mõtet ajada, siis tekib juba hapniku võlg, nagu, eks ole. Et siis nagu tekib hapestumine ja homme on lihased valusad, siis tuleb kerge treening jälle peale teha, et hapnikku saada ja taastumine on oluline. Et siis võib-olla kas rattasõit, kerge jooks, kiirkõnd. Mida keegi valib. Ja, just. Ja siin on ka nagu hästi huvitav, ma ise olen just kehad teemaga hästi palju tegelenud just viimased aastad ja üks hästi huvitav kogemus oli Hawaii'l ma tegin läbi ühe hästi huvitava programmi, 6 nädalat siis, oligi nagu selline keha reset või taaskäivitus, kus olid siis teatud tüüpi siis füüsilised harjutused, 3 korda nädalas siis grupitreeningud, kus õpetajad siis nagu jagasidki, et mille jaoks hea on ja kuidas. Ja teiseks oli siis menüü jälgimine ja menüü jälgimine oli hästi huvitav, meil oli antud siis ka ekstra menüü ja ma jälgisin kõiki asju nii, nagu siis programmis soovitati ja tol hetkel siis oli just, et ma tahtsin ka kaalus alla võtta ja üks hetk, muidugi alguses kohe hakkas kaal langema kohe täiesti suure kolinaga ja siis ühel hetkel jäi kaal lihtsalt seisma ja siis me vaatasime selle minu treeneriga siis üle, et kus kohas see probleem võib olla ja siis ta küsis, et kas ma võtan piisavalt pause, kui palju ma magan, kas ma puhkan ja minu päevakavas põhimõtteliselt väga tol hetkel puhkust ei olnudki ja magasin ka hästi vähe. Nii et kohe, kui ma viisin need muudatused sisse, siis protsess liikus edasi ja see puhkuse teema, nüüd, kui meil olid siin tõesti epideemiaga seoses, siis inimesed olid sunnitud rohkem puhkama, siis tõesti tekkis võib-olla see kogemus, et vau, et ma olen läbi põlenud või läbipõlemise äärel. Mida sina selle kohta ütled, et just siis see kooslus, liikumine loomulikult siis ka õige toitumine, aga just see puhkuse osa seal, et kui suurt rolli see nüüd siin mängib ka immuunsuse osas? No inimene on nii loodud, et tema
üldse sealt emotsionaalsest ajust ehk alateadvusest algab see autonoomne närvisüsteem, millel on siis, nagu me kõik teame, mis on ka üks mu lemmikteema, sümpaatiline närvisüsteemi pool ja parasümpaatiline. Sümpaatiline on see, mis ka inimesel prevaleerib ja üldse loomadel, see on see kogu aeg valmisolek, eks ole, võitluseks või kas võitelda või põgeneda, see teada stressi nii-öelda slogan, aga parasümpaatiline närvisüsteem on inimesel suhteliselt vähe arenenud või ütleme niiviisi, et seal on uni, hingamisharjutused, mis liigutavad sinu uitnärvi, sest uitnärv on nüüd see, mis on siis sinu nii-öelda taastumiseks vajalik, selle tõttu ka hingamine, nagu sa minule alguses tegid enne saate algust, on ülioluline, et keskenduda, et ilma taastumiseta, spordis on ju see tüüpiline, kui sportlane hakkab üle treenima, tahtes tohutult häid tulemusi, ta piitsutab ennast lõputult ja tal ei tule neid. Ja kui siis keegi talle lõpuks ütleb, et kuule, taastuda on vaja, see on kõige tähtsam, siis hakkavad tulemused ka tulema. Ja see ongi ainevahetuslikult on vaja taastuda. Mismoodi sa soovitad seda rütmi seal, et kuidas see võiks füüsiliselt siis välja näha? See on väga individuaalne, ega siin ei ole ühest, et me kõik teame, et me oleme kõik erinevad, eks ole, meil ei ole ühtesid selliseid, et tee nüüd nii ja tee nii, aga ma olen absoluutselt kindel, et ikka alla 6 tunni magama, kui ei maga 6 tundi iga päev, siis ei saa terve olla. Hea oleks 8 ikkagi ka. Ja vanemast peast kipub see uni nagu jääma inimestel kehvemaks, et see on halb. Ja hommikul peaks olema väljapuhanud tunne. Et näiteks minul on hetkel periood, ma tean nende põhjuseid, need on vaimsed, et mul on lihtsalt hästi palju praegu tegemist olnud. Ma ärkan hommikul, ma olen terve öö maganud, aga ma ärkan hommikul väsinuna. Et see on alati ohumärk, et keha ei saa praegu selle iseendaga hakkama. Et kui ma nüüd täna annan sinule selle intervjuu ära ja siis mul on veel paar asja siin, et siis tuleb lihtsalt võtta see paus, et ma isegi ei suuda siis kedagi nõustada, et ma pean hakkama iseenda peale mõtlema. Ma olen ka see nagu sinagi, et ma annaks endast kõik ära, aga ühel hetkel keegi ei tule sinule enam appi, kui sa oled ise hädas. Just, et ennast peab ikka ka täitma regulaarselt. Ja väga hea meeldetuletus ja nii oluline. Nüüd üks asi, mis sa ka mainisid siin erinevates siis intervjuudes ja materjalides, kui oluline tegelikult see, et me saame uuesti ühendust oma siis elu põhiväärtustega ja ka neid teadvustada. Ja ma usun siin jällegi tõesti see 2020 aasta õppetunnid on meid kõiki natukene siis äratanud ja mis mina oma klientidega olen praegu just kogenud, ongi nii, et inimesed on tegelikult nagu survestatud või sunnitud sellel teemal mõtlema, sest mingisugused asjad, mis tegelikult neid juba ammu enam ei teeninud, aga neid võeti ära ja siis ta ongi nagu see orav rattast hüppas nagu välja või lükati välja ja ta on nagu täiesti peatekana, et mis nüüd edasi, et mis sa selle kohta kostad? Minu jaoks on see teada, et füüsiline tervis on meie peegel. See on see teema, millega mina nagu konkreetselt tegelen ja ma ei taha ennast susida teiste inimeste tegevustesse. Ja kui füüsiliselt inimene tunneb mingeid kaebusi, siis on ta kuskilt oma elamises vea teinud, on see emotsionaalsel tasemel või vaimsel tasemel, ükskõik kuidas oleme me ülepingutanud, tavaliselt füüsiliselt ülepingutada ikkagi nii palju ei saa, sest keha hakkab ise tõrkuma, eks ole, ta hakkab oma lihaseid kangeks tegema ja kõike. Aga just vaimselt, et me kõik oleme, ma arvan, kunagi augus ära käinud. Me ei ole hinnanud ennast, me arvame, et ainult teistel on sellised asjad, on ju nii, aga tegelikult see ongi oma piiride kompamine teatud mõttes, mida ei peaks tegema, aga ülitark on see inimene, kes oskab ette näha, et teeme piiri enne, kui minuga juhtub midagi. See ei pea mingi oluline asi olema, see ei pea mingi saatuslik terviserike olema, aga ikkagi sa võib-olla oled tööst väljas ja
noh ikkagi, et inimene on kahjuks tänapäeval seotud rahamaailmaga ja me ei saa ilma selleta elada lihtsalt, väga tahaks, aga ei saa. Kui sina oma põhiväärtused meiega jagaks, mis sinu 3 peamist põhiväärtust on sinu elus? No mul on nad rohkem sellist eetilist laadi, ma arvan, et mulle õudselt meeldib ausus. Ma ei mõtle seda, et me ei tohi väikest valet vahest rakendada oma elus, eks ju. Mulle meeldib lihtsalt, et issand jumal, ma ei ole sellele üldse mõelnud. Tähendab, minu jaoks on kõige tähtsam see, et ma kellelegi ei teeks seda, mida ma ei taha, et mulle tehakse. See on kõige tähtsam. Ja ma praegu, ausalt, ma ei oska sulle kohe, ma ei taha nüüd midagi totakat öelda, äkki sa juhid mind kuhugi. Et minu jaoks on see kõige tähtsam, et mul on elus palju praegu haiget tehtud ja ma ei taha sellest rääkida, aga see ei ole õiglane, see ei ole aus. Et suu korvistamine ja info blokkimine on minu jaoks õudne asi. Et võib-olla, kui mina kõrvalt vaatan, siis mina näen üks sinu põhiväärtuseid kõrvaltvaatajana tundub on just olla see julgus olla ise. Jah, aga see ongi teatavas mõttes nagu aususe juurde, et ma ei mõtle see ausus, et ma olen aus ja ütlen kõik välja, et see on nagu kuidagi teistmoodi, saad sa aru, et öeldakse, et sa ei tohi seda rääkida, sa ei tohi, näiteks ma ei suudaks enam töötada meditsiinisüsteemis, kus mul on ette kirjutatud ravi. Seal ei ole vaja üldse enam mõelda, seal ei ole vaja arsti minu jaoks, seal on vaja roboteid, kes panevad selle diagnoosi puhul selle ravimi ja selle puhul selle. Mina ei suudaks valetada inimesele ja öelda, et sa pead seda võtma, aga mina tegelikult soovitaksin sulle muud. Aga kujutad siis ette, et kui ma selles süsteemis nüüd edasi töötaks, et okei, ma olen pensionär juba ammu ja kõik, aga et selliseid inimesi siiski on kahjuks. Ja kus see südame hääl siis, kuidas eriti õudne on minu jaoks see, kui teatakse, mida teha, aga tehakse nii, nagu peab. Ja kohutavalt keeruline on sellesse süsteemi oleks mahutada ennast sellesse süsteemi, kus ma pean valetama, et siis ma ei satu kohtu alla. Et kui ma määran mingid ravimid, mis on ette nähtud ja inimesega juhtub midagi, siis on kõik okei. Sellepärast, et see oli ette nähtud. Nii võis. Aga kui ma soovitan tal lihtsaid asju, liikuda, joosta või joosta või süüa õigesti ja juua ja ta juhtub surema, sest ta ei võtnud näiteks mingit ravimit ise, siis jään ma süüdi tema surmas. Et see on ju väga kole. Ja see on nagu lahendamatu probleem minu jaoks, mis tõttu ma nõustangi inimesi lihtsalt selle alusel, kuidas inimene toimib, kuidas ta toimib, et talle rääkida, et nii see on. Et me ei ole puunukud, kellele 2 korda aastas teeme analüüse ja kui see on kõrgem või madalam, siis võtad juurde või annad või ei võta seda. Ja ütleme, et seda või teist ravimit tuleb nüüd võtta elu lõpuni, sest see haigus ja see olukord on elu lõpuni, kui meil kogu aeg kõik muutub, kogu aeg voolab meie sees, kõik muutub. Keha on niivõrd imeline, kuidas loodus meid loonud on, et see on lihtsalt uskumatu, milline ta on, kui sa veidigi saad sellest süveneda. Kuidas ta leiab igale olukorrale lahenduse, absoluutselt igale olukorrale. Üks hästi huvitav taipamine, mis mul on just tulnud, võib-olla ka just see, et ma olen nagu nii palju Eestist eemal, energeetiliselt tuli selline taju, et just ütleme siin teise maailmasõja ajal, kus isegi minu enda vanaema jooksis metsa, et sõdurite eest ära, et igaks juhuks, et ei tea, kas tulevad nüüd küüditama või mis seis on ja kes siis liidripositsioonil on, sakslased, venelased, ei teatud seda olukorda. Võib-olla see ongi see fakt, miks ma täna siin olen, et vanaema jooksis julgelt metsa. Aga mis ma panin tähele, mul endal tuli üles ja mingite siis klientide teemade asjadega toimetades oli just selline energeetiline projektsioon, et sõnavabaduse nagu selline kaan oli nagu peale pandud, et kas ma võin öelda, mida ma võin öelda. Ja see on hästi palju inimesi viinud sellistesse hästi huvitavatesse mustritesse, et ka siis käitumise mustrid või siis elumustrid või suhtemustrid,
kus joostaksegi pea vastu seina, et ei julgeta siis rääkida, mida vajatakse või mis tegelikult olukord on või mis siis selle inimese seisukoht on. Ja see on selline hästi huvitav Eesti kultuuriline haav, ma näen seda, kuid lugedes ka sinu asju, ma olin täiesti osalt nagu šokis, et tänasel päeval me võiksime nagu arvata, et Eesti on sõnavabaduse maa, aga tuleb välja, et on ikka päris pikk tee veel käia. Ja, et ei ole sõnavabaduse maa. Et mina olen blacklistis igal pool, kõikides raadiojaamades, kõikides ajakirjades, ajalehtedes ja hiljuti siin püüdis üks inimene minuga podcasti teha veest, mille ma olen ju selle alaga palju tegelenud ja ta ju ise maksab selle eest. Ja kui kuuldi minu nime, siis öeldi ei. Nii et mina ei tee sellest mingit tragöödiat, see on üks minu osa minu elust praegu ja ma olen selle peale nii palju mõelnud, et arstina töötades ega arstina ma vahest keegi ütles hea sõna, aga üldiselt ikka pigem oli selliseid negatiivseid tagasisidemeid, aga nüüd peale seda kõike, millest just paar päeva tagasi möödus 5 aastat selle, kes tahab, teab selle jamaga, mis siin korraldati, siis ma ei ole elu jooksul nii palju kirju, nii palju tänusõnu, nii palju kallistusi tänapäeval, nii palju mõistvaid arusaamist inimeste poolt kunagi saanud ja see ongi tänu, mida ma vajan ja ongi kõik, rohkem mul pole vaja. Ja raamatuid püüti maha võtta energiakriisi. Sinna vahele pandi ka ajakirjaniku väide, et umbes kahjustab tervist. Ja kui ma siis Keskraamatukogu direktorile kirjutasin, et te rikute minu autoriõigusi aasta hiljem, kui see seal juba olnud oli, siis ta ütles, et ta võtab selle sealt ära. Aga ma küsisin, et kas te võtate süü enda peale või ma ju tean tegelikult, kes seda soovis, siis inimesed on ikka segaseks aetud, lihtsalt korraldatakse, aga süü võibki tema peale tulla, kui ma nüüd tahaksin edasi asju ajada, aga mis sellel mõtet on? Et see on, mul endal on mitmeid selliseid kogemusi samamoodi, oli täiesti nägi välja nagu nõidade põletamise sessioon, et üks inimene korraldas selle ja mina mõtlesin, et seal tõesti inimesed tahtsid nagu selgust ja läbipaistvust ja ausust, aga tegelikult nägi see välja siis nagu hukkamõist, et Kristal nüüd tegeleb siin vaimsete asjadega ja tal läheb liiga hästi, et kas me nüüd poome laseme või põletame, et mis me nüüd teeme temaga, et sellised asjad tänasel päeval tõesti on veel reaalselt nagu toimumus, et see on täiesti üllatav. Ja mida rohkem meile ühiskonnas inimesi niiviisi maadliki surutakse, seda rohkem tuleb seda viha, kadedust ja just see kadedus. Ma ei tea, mis see kadedus on, ma olen püüdnud mõelda, et mis see kadedus võiks olla, aga mul ei tule sellist situatsiooni, et mul oleks kadedus millegi peale, et selles mõttes raske öelda, et ma tõesti ei oska seda, ma ei tea, mis see võiks olla, kui me töötaks kellegagi koos ja keegi saaks minust 7 korda rohkem palka, võib-olla siis oleks kadedus või ma ei tea. Aga et inimesed on väga muutunud. Ja ikka terves maailmas, mitte ainult Eestis. Et kõik need protsessid, mis toimuvad siin, toimuvad tegelikult üle maailma. Just. Jah, ja selles muutumise teekonnas üks väga hea abiline või abiteraapia, mida sina kasutad, on tegelikult vibroakustiline teraapia ja ma usun, et sellel on väga suur potentsiaal aidata inimesi väga mitmel tasandil. Et kas räägiksid sellest ka lähemalt, et kuidas sa selleni üldse jõudsid, võib-olla mõne sõnaga see, kui sa siin USAs õppimas käisid seda ja kuidas inimene saab abi sellest?
Et tegelikult ma ei käinud USAs seda õppimas, vaid õpetamas, et keegi kuidagi ei suutnud sellest nagu aru saada siin Eestis ka, kui ma kirjutasin, et see juhtus nii, et mina hakkasin läbi muusikateraapia ühingu Eestis tegelema vibroakustilise teraapiaga, mis on tegelikult vibratsioonidega ehk siis vibromassaažiga või keha mõjutamine, kus siis madalsageduslikud helid on paremini tuntavad kui kuuldavad ja need on voodi all ja ma tegin siis sinna ise programmid generaatoriga, kus ma siis sellise vibra panin peale, mis siis tegelikult mõjutab meie keha ja ainevahetuslikke protsesse rahustavalt. Ja juhtuski nii, et kui ma olin seda juba X aastat teinud, siis pöördus minu poole Michigani osariigist üks südamekirurg, endine, kellel oli olnud raske autoavarii ja kes oli saanud sellise kaelavigastuse, et tal oli kätte treemor, treemor on käevärin, eks ole, tekkinud. Väga sümpaatne mees, väga haritud, inglise klassikalist kirjandust õppinud ja südamekirurgina aastaid töötanud, aga peale seda õnnetust ta ei saanud enam seda tööd teha. Ja kuna ka minu mees on veresoonte südamekirurg olnud ja kuna ta nägi seda minu tegevust ja talle just oli üks soomlane käinud õpetamas, Petri Lehikoinen oli see mees, ja rääkimas sellest, kui ta veel arst oli ja siis ta oli mõelnud, et mis jama see on, eks ole, nagu arstid ikka mõtlevad. Ja kui tal see aeg käes oli, et ta enam töötada ei saanud kirurgina, siis ta hakkas otsima võimalusi, et mida muud teha, et inimest aidata. Ta oli väga suuremeelne ja suurepärane inimene. Ja siis ta tuli Eestisse minu juurde. Ja ta ostis mult mõned plaadid, mida ma tegi ise selle niisuguse voodi endale ja proovis seda ja ta hakkas seda patenti Ameerikas ajama. Ja siis ta kutsus mind ja minu tütart sinna, me elasime nende pere juures pool aastat, mu tütar käis koolis seal. Ja siis me seal rääkisime neid asju ja tegime ja ma õpetasin neid ja käisime ka seal veel füüsikute juures, kes õpetasid ja lõpuks ma ei tea, kui kaua aastaid ta neid litsentsi ajas väga kaua ja tal läks väga-väga palju raha selle peale, kuni ta sellega sai või patendi õigemini. Ja ta hakkas kasutama seda meetodit, ta tahtis, ma ei teagi praegu, kaugsõiduveojuhtidel, et vaata kui istud ja niiviisi, et see vibra kõik, et veri läheks liikuma. Ja minu teada ta tegelikult ka, kas tal oli USA boksikoondis, olümpiakoondis lastega hakkas. Mul pärast nagu jäi ühendus ära, ma ei tea nüüd enam aastaid, ma ei teagi temast suurt midagi. Ja ta hakkas sellega tegelema. Ja minul oli ta kogu aeg Jüri tervisekeskuses selline, see oli ainus alternatiivravi, millega ma üldse elus olen tegelenud, et mind on kogu aeg tahetud alternatiivravi arstiks teha ja öelda, et ma umbes ei taha midagi sellest päris meditsiinist teada, et see ei ole õige. Et see oli üks ja ainus võte, mida ma kasutasin ja tollel ajal, kui me saime vahepeal ka haigekassalt seda natuke rahastust, siis me tegime ju seda ilma rahata nii-öelda lastele, siis meil oli ikka tohutu palju lapsi, kes said kõik nendest funktsionaalsetest närvisüsteemi häiretest nagu tikid ja unehäired ja mis seal siis kõik lastel veel on. Ja nendega ma käisin ka 2 korda esinemas ülemaailmsel konverentsil, üks kord oli see kuskil Inglismaal ja üks kord oli Sloveenias oli see vibroakustika esimene ülemaailmne kongress, kus ma olin ka plenaarettekande tegin. Ja seal ma ka juba rääkisin siis, et tegelikult tänu vibroakustilisele, ehk siis vibro on siis, eks ole, meil madalsageduslik heli, mis meie keha siis tunneb, millega voodi alt madalsageduslikud kõlarid, mis lasevad neid läbi, tunneb ja muusika ehk siis vibroakustika, eks ole, oli siis niisugune voolav rütmitu muusika, mis oli taustaks, et oleks selline kompleksne ravi. Ja praegu on see mul Pärnus, siin ta sellist tohutut kasutatavust ei ole, temaga ei ole toimunud, Jürist ma pidin ära tooma, kuna seal nad ei leidnud enam kohta, see on minu isiklik aparaat ja ta on mul Pärnus, aga sellist edu, nagu me alguses saime ja üks raamat, mul on veel üks raamat, mis jätsid ütlemata stressi heliravi ja üks oli veel inglise keelde pandud PH Balance and Vibroacoustic Therapy, et see sai selle raamatu baasil veel inglise keelde pandud, et need räägivadki nendest juhtumitest sellest, miks ja kui me üldse räägime, siis vibroakustilise teraapia ravi tõttu
tõttu ma hakkasin üldse mõtlema, aga miks ta aitab, kuidas ta aitab, kogu aeg hakkas see kerima mus, miks, kuidas. Ja sealt hakkas üldse kerima ka see arusaam, et ma hakkan kehaga terviklikult, et näed, inimene sai jälle vabaks oma tikkidest, oma millest eriti hea olida lastega. Täiskasvanutega on see probleem, et neil võib olla 10 erinevat kaebust ja nad tahaksid ühe raviga kõigest lahti saada, aga nii ei toimi asjad. Ja siis nad ei olnud tihti rahul, kui midagi jäi. Sa ütlesid ka, et väga huvitavad nagu taipamised ja või ka siis tulemused, et kui algselt, kui alustasid võib-olla seal 10 seansiga sai juba laps nagu päris heasse korda, siis praegu on asjad nii palju muutunud, et tegelikult rohkem seansse absoluutselt. Ja et praegu on nii palju laste psüühika ja pinge neil muutunud, et neil on tohutult palju selliseid kaebusi ja vähenevaid neid tikke ja kogelemisi ja igasuguseid asju ja kui me näiteks neid ravisimegi Jüris, siis seal paljud said ka 10 korraga ka korda, aga selle 10 korra jooksul üks asi läks üle teiseks, näiteks silma on niisugune tikk, läks hoopis mingiks kehatõmbluseks üle või selliseks, eks ole, aga hiljem ma juba kasutasin juurde seda kompleksset, et ma ainult ei lükanud inimest voodisse ja ei rääkinud või lihtsalt ei öelnud talle, et nüüd on sul siin pool tundi see aeg, vaid ma hakkasin ka küsima, kuidas sööb, kuidas joob, eks ole, hakkasin seda täit komplekti sinna rakendama. Et see võttis nagu rohkem aega, aga see andis häid tulemusi ja need, kes tõsiselt vanemad suhtusid sellesse, need olid väga rõõmsad, aga muidugi oli ka selliseid peresid, kus öeldi, et minge tehti 10 korda ära, aga kõik edasi midagi ei muutunud, eks ju. Kodus olid tülid, pered, isad-emad olid lahus, laps kannatas ja nii edasi, sest laste probleemid on ikka meie probleemid, eks ju. Nüüd, kui inimesed sooviks seda vibroakustilist teraapiat, siis Pärnus saaksid nad seda kogeda? Jah, Pärnus hetkel ongi siin paar asja lahtist, et ma ei tea, kuidas selle kohaga, kus ma hetkel töötan, sina vist ka käisid, kuidas sellega olukord hakkab olema, aga üks koht on ka vist teada, kuhu ta paigutada, et eks siis kuuleb, kui keegi huvi tunneb, et mis ja kuidas. Okei. Nüüd üks asi, mis ma sooviks ka juba sinu nägemust kuulda, et sa räägid hästi palju aluselisest toidust ja üldse aluselisest jookidest, asjadest ka. Mis sina soovitaksid? Ma tean jällegi, et me ei saa öelda niisugust ühtset valemit, aga toitumise juures, et mida sa soovitaksid, võib-olla mingid nipid või asjad, mida kõrva taha panna. Ma olen nüüd ka nii paljude erinevate toitumisnõustajatega toimetanud, üks ütleb, söö 3 korda päevas, teine ütleb, iga 2 tunni tagant peab midagi nii-öelda makku tulema ja siis lõpuks ongi niisugune, et ohu, mitte midagi ei saa enam aru. Nii on. Mina olen see pooldaja, mida ka meie niisugused paremad toitumisnõustajad juba teavad, et tegelikult tuleb harvem toituda. Mitte see, et kogu aeg söö ja makku midagi, sest vaata, sellest aga ma viimases raamatus kirjutan, et jaapanlane mikrobioloog Oshuri vist oli ta nimi, kui ma ei eksi, on Nobeli preemia saanud autofaagia protsessi selgitamise eest. Ja see on protsess, kui keha ei pea, ütleme, et kui sa sööd, siis sa kulutad ju väga palju energiat selleks, et seda toitu lammutada, eks ole, teda imendada. Ja mida sagedamini sööd, seda kogu aeg sul ei saa keha sellesse faasi minna, kus tal ei ole vaja toitu lammutada. Ja kui tal ei ole vaja lammutada, siis ta läheb sellesse autofaagia programmi, kus autofaagia, see on iseenda söömine, kus meie keha on ise võimeline oma vanad rakud hävitama, kõik puhtaks tegema selle platsi, eks ole. Ja tema soovitab, selle tõttu on ka neid niinimetatud paastumisi, kus sa paastud, see tähendab, öösel, kui sa magad, sa ju paastud, eks ole. Et näiteks minule on see väga meeldiv selle tõttu, et mina ei ole kunagi elus tahtnud hommikul süüa. Ja kui vahepeal need soovitused olid, et iga natukese aja tagant, siis mul oli kohe piin. Aga nüüd ma teengi seda 16-8, et ma olen ööd magan
ja hommikul ma söön alles 1 ajal või 2 ajal selle tõttu, et mul ei ole enne isu. Siis söön 8 tunni jooksul 2 korda. Aga noh, salatuskattele, et teised ei kuule, ütlen, et ma kipun vahele näksima, mida ei peaks tegema. Et see on see halb asi, et kohe me lähme sellest programmist välja, siis keha teeb kõik ise. Ja selle tõttu elu kogu aeg muutub, et selle tõttu mina usun absoluutselt sellesse, et nii on, sest kehal on see võime, see plats puhtaks teha, mis sul on vaja teha, plats puhtaks, eks ole, et sa saad siis oma, ja sa küsisid toitumise kohta veel, ma nüüd hüppan üle, et mida, et tuleb teada ühte happealus, et happeliseks teeb liigne suhkur, sest suhkrust tuleb sisuliselt piimhappe, püroviinamarja happe ja piimhappe, kui me temaga liialdame. Piimhappet teate te kõik, mis teeb kehas, lihased vallutame, eks ole, teeb haigeks meid ühesõnaga, limaskestade põletikud kõik tulevad. Siis mitte kasutada valget soola, naatriumkloriidi, mis ongi turseid tekitav, vererõhku tõstev, vaid mineraalseid soolasid, mägisoolasid. Meresoolad on, nagu sa ise ütlesid, meri on kohutav ja meresoolasid ja seal on plastikut, et neid ma enam ammu ei soovita ja kõik need soolad on valgeks tehtud. Siis loomulikult paljud elusat toitu, kust me võiksime, ma ei tea, kuidas on Ameerikas praegu, aga toidud on tühjad, sest bakteritega on tehtud tšikiriki ja bakterid on vajalikud meil mineraalide tootmiseks ja kõigeks selleks, mida meie vajame ja kui bakterid ei ole, siis me ei saa enam toitudest oma aineid kätte ja me näeme ju kõik, meil on ka igast putukad, neid ei ole enam. Sääski, kärbseid, kõiki on vähe, mesilasi, erilasi, kõiki on vähe, loodus on katastroofi äärel. Ja loomulikult juua siis, eks ole, tasapisi seda nii-öelda aluselisemaks tehtud vett, sest vee kvaliteet ei sõltu ainult aluselisusest. Et me võime juua aluselist vett, aga mitte saada mineraale. Et paneme sinna mingid naatriumvesinikkarbonaati ehk naatriumbikarbonaati, mis on nii-öelda söögisooda, eks ole, või seda 4 soola, Ameerikast pärit 4 soola pulbrit, mis on naatrium-kaaliumvesinikkarbonaat, magneesium-kaltsiumkarbonaat, et luusoolad, et keha saaks kätte, aga oma luudele vajalikud mineraalid, aga ilma veeta ei saa ka toidust rääkida. Muidugi ma alati rõhutan, et need, kes on toortoitlased näiteks, kes söövad väga palju nüüd igasuguseid puuvilju, siis nad ilmselt saavad oma veekoguse tõesti kätte, kui nad nii palju söövad, nagu räägivad struktureeritud vee kujul, mis tõesti siis ta ei peaks enam seda vett nii palju jooma. Aga kus ta mineraale saab, kas ta saab sealt, et see on kõik siia-sinna. Ja mis seal veel oli, mis sa veel tahtsid? Nüüd just ma küsisingi, et mida täpselt süüa siis intervall, et siis... No mina ütlen siis seda, et kas seal 12 või 16-8 ja selle 8 tunni jooksul siis kasutada 2 söögiaega. Ja mina ei hakka kellelegi ette kirjutama, mida ma olen saanud, sellest tuleb aru saada, suhkrut, valget jahu, valge jahu ja nisu ei ole halb, vaid see nisu on meie jaoks tehtud halvaks, selles mõttes, et see, kuidas ta meile on tehtud, see on halb, mitte et nisu ise oleks muidu halb. See, kuidas glüfosaadid on meie teraviljad ja see glüfosaat ongi bakterite tapja, see tekib sama olukord, et me tapame oma kehas bakterid, kes on tegelikult oma elutegevuse käigus toodavad meile niinimetatud postbiootilisi metapoliite ehk ainevahetuslikke nende lõpp-produkte, mis meie elus on hädavajalikud. Ilma bakteriteta me elada ei saaks. Kui me tapaksime ära bakterid, siis oleksime me ise ka surnud. Bakterid on meie sõbrad. Absoluutselt. Nii, väga hea vastused saab töösse panna. Nüüd mul on tulnud paar küsimust ka siin inimeste käest ja ma usun, et need on sellised väga olulised küsimused, hästi huvitavad, ühest ja samast teemast olid. Nii et ma põhimõtteliselt loeks need mõlemad korraga ette ja siis saame sellest teemast rääkida. Et üks inimene küsib, et kui suur on tõenäosus, et 40+ vanuses diagnoositud esimese astme diabeet on õige diagnoos? Kas on põhjus selles diagnoosis kahelda ja lasta teha uued uuringud? Ma arvan, et ei ole põhjust kahelda. Ma siiski arvan, et see on diagnoositav, kuigi ütleme, et sellises eas nii sageli ei ole esimese tüübi diabeeti.
aga diagnoosis ma arvan, et ei ole vaja kahelda. Aga kas sina usud, on sellest võimalik täiesti välja liikuda või kui on juba kord see esimene aste käes, siis ongi korras? Tead, siin on selline küsimus, et seda minu käest küsitakse peaaegu iga päev ja ma tean, et on olnud teooriaid ja arusaamisi, kus see aluselisus ja kõik, et see toob tagasi ja kehavõime taastub oma neid rakke, mis insuliini toodavad seal taastada. Minul isiklikult neid kogemusi ei ole selle tõttu, et kuna meditsiin ütleb raudselt, et see pole võimalik, siis inimene ise ei saa ju selle diagnoosiga üksi jääda ja ta on arstiga, kes talle ütleb, et see pole võimalik. Et kui oleks võimalik proovida nii, et inimest see ei kahjustaks, aga kui me saame juba insuliini nagu nii peale, kuna tal on suhkrud kõrged ja elustiili veel pole korraldanud, siis meil on raske, sest kui juba tuleb insuliin peale, siis keha ei pea teda enam tootma ju, eks ole. Et ma ei tahaks selles osas sõna võtta ja siin spekuleerida, et kuigi võiks ju spekuleerida, et kui me saame korraliku hapniku ehk oksüdatsiooniprotsessid korda, siis kui keha on võimeline kõike taastama, siis miks ta ei oleks võimeline taastama, aga antud juhul jääb see ainult, nagu ma ütlesin, spekulatsiooniks, sest mul on küll üks laps, kelle ema tegeleb ise sellega. Ta lihtsalt käis minu juures rääkimas, aga mina ei saa selliseid soovitusi anda, et jätke ravimeid, lihtsalt ma ei saa seda öelda. Aga ta vaatab ise, püüab ise ja nüüd ma ei ole teda pool aastat enam näinud, ma ei tea. Kusjuures siin järgmine küsimus ongi just lastega seoses ka, et küsimus on siis, et miks tänapäeval on nii palju diabeedihaigeid, just diabeet 1 siis lapsi. Kas tema näeb lahendust, et need lapsed saaksid päriselt terveks? Tavameditsiin ütleb, et diabeet on eluaegne haigus. Teise tüübi diabeedist on küll väga palju tervenenud, et siin on ikka inimesed, kes on kätte võtnud oma veemajanduse korda teinud, toitumise korda teinud, liikuma hakanud ja kõik see, millest me räägime, siis nende insuliinivajadus on vähenenud ja paljud on ju ka ravimite, metformiini ja selliste ravimite peal. Ja need arstid ise on maha võtnud, sest suhkur on nii madalaks läinud, aga on ka paar juhust olnud, kus on öeldud inimesele, et söö rohkem suhkrut, kui suhkur madalaks läheb, et igasugust on, aga teise tüübi diabeetist on maailmas ikka väga palju paranejaid, et see pole küll mingi spekulatsioon enam. Aga esimese diabeediga ma lihtsalt ei taha rääkida sellest, kuigi ma tahaks arvata, et saab, aga ma ei saa rääkida. Meil öeldakse, et kõrgvererõhuhaigus on eluaegne ja kui luu on hõrenenud, siis on see eluaegne, aga samal ajal meil ka 100-aastasena kasvavad ju luud kinni, nad ei jää ju ripnema kuhugi, eks ole. Et päris tõde siin ei ole. Just. Aitäh sulle. Nüüd mul oleks endal paar küsimust ja lõpetuseks, et üks on, ma näen, et see, kuidas sina toimetad, et see on hästi selline uue ajastu elamine, mõtlemine, toimetamine, käitumine. Kuidas sa näed, kui sa nüüd vaatad, võib-olla hetke võtad pilgu, vaatad tulevikku, et kui nüüd inimesed ka tuleks kaasa ja hakkaks võtma vastutust, investeerima oma tervisesse, juba ennetama siis, et ei tekigi haiguseid. Millist tulevikku sa näed, et just paneme nagu positiivse pildi, et mis on võimalik, kui inimesed hakkaks selliseid asju individuaalsel tasandil tegema? No mina ainult seda näengi, väga ma muidu ju ei rabeleks, et seda näengi, et inimesed hakkavadki nii mõtlema, nagu mina olen hakanud mõtlema, aga selleks on vaja muuta õppimissüsteemi. Meditsiinis on vaja lihtsalt hakata juurpõhjusi õpetama selgeks, mitte tagajärgede mahasurumisi, nagu praegu tehakse. Ja selleks on vaja paremat rahastust ülikoolidele, kes ei peaks sõltuma nendest, kes neid rahastavad tegelikult. Et kui ma ikkagi näen, milline teadvuse niisugune kasv inimese tervise enda suhtes inimestel toimub, sest mina olen nüüd ainult selles keskkonnas nende inimestega, kes näevad seda positiivset, aga loomulikult, kui ma nüüd liigun seal, kus on tervisekeskused ja perearstid, seal ma näen vastupidist, et
ei usuta sellistesse asjadesse, ei võeta endale kohustust, ei võeta endale vastutust, ei taheta midagi ise mõelda ja teha või otsida kuskilt arvamust, sest neid arvamusi on raske saada ja selliseid, nagu ma ise praegu räägin, on ikkagi, ma ei tea, palju arstide seas on, ma ei oska öelda. Ja paljud üldse biokeemilisi protsesse tõsiselt tunnevad. Mina olen endale selgeks teinud nad nii palju, nagu ma vajan oma patsientiga töös. Mul ei ole mõtet minna tohutu sügavale, mida ma vahepeal ka tegin, seepärast, et sellest ei ole inimesel kasu. Kui ma räägin talle lahti pikad biokeemilised protsessid, kuidas see kehas toimub, sellest ei ole kasu. Ma pean lihtsalt talle selgeks tegema need lihtsad asjad, millest me täna rääkisime. Et haigused on tervendatavad, aga kõige lihtsam on, kui me sinna haiguste sellesse faasi ei jõuaks, vaid teeme need 4 asja, mida terve maailm teab, pole ju mina seda välja mõelnud, eks ole, õige joomine, söömine, sest palju küsitakse, et mis see joomine siia puutub, siis ma ütlen, joomine on kõige tähtsam, sest pissil te käite 5-6 korda päevas, eks ole, ja kui vett hakkate jooma esialgu ka öösel, aga number 2 1-2 korda, mis tähendab, see protsess on aeglasem. Ja kõik, kes hakkavad vett jooma, kaotavad algul 2-3 kilo selle tõttu, et vee arvel toimub see, et see vesi ongi nagu diureetikum ehk veel välja ja tursetest, mis teil tegelikult on mitte õige vee joomisest tekkinud. Ehk siis keha rakkude vaheline vedelik hakkab hoidma seda mitte mineraalset vett seal selle tõttu, et rakk ei taha seda võtta, ta lõhkeb ja läheb katki, aga rakk on ehituslik ühik. Ja kui me hakkame rakke tapma, siis me tapame iseennast, mis tõttu rakk hoiab seda rakkude vahelises vedelikus seda vett kinni, keha tähendab. Ja me oleme ka ülekaalulised siis. Ja kui me nüüd hakkame seda õiget vett jooma, siis 2-3, mõnel isegi rohkem kilo läheb nüüd vee arvelt, sest keha hakkab nüüd seda vett välja vahetama, rakk hakkab toimima ja kõik, ja siis jääbki kaal seisma, et sinu puhul ma oleks ka tahtnud seal öelda, et alguses läheb kõige arvelt, et kui sa muudad toitumist või ükskõik, et ikka vee tarbimist tuleb alati muuta, kui midagi muudad, et nii need protsessid on, et kui oleks nii, et homme oleks ranna vormi vaja saada ja siis läheks jookseks 1000 kilomeetrit maha ja oleks kohe rasv maas, et nii ei ole, et kehal on oma nipid, keha ei anna välja, keha ei tee kõiki asju kiiresti, ta teeb kõik nii, et ise ellu jääda. Nüüd, kui võtame veel sellise sügavama lõpuküsimuse, et kui nüüd ühel päeval enam Riina Raudsikut siinses reaalsuses ei ole, et mis on see pärand, mis sa sooviksid, et sinust maha jääks? Et ma sooviksin, et niiviisi hakkaks inimesed asju mõistma. Ma praegu tegelen ka inimestega, sest arstid ju ei julge minu juurde tulla õppima. Et pigem juba juletakse Hiina meditsiini õppida ja neid vanu meditsiine, aga kaasaegses keeles meditsiini ei juleta, sest see tehti kiiresti selgeks, miks seda ei tohiks teha. Aga nii paljud inimesed, kas nad nüüd oskavad neid asju edasi rääkida sel moel, aga nad iseenda jaoks saavad aru, kuidas teha, et see pärand vast on ja mis seal ikka, et võib-olla veel annab eluaastaid, siis äkki jõuab veel kedagi välja õpetada. Ja, et sa oled tõeline varamu igas mõttes ja tõeline eeskuju meile väga paljudele, et aitäh sulle selle aja eest, aitäh imeliste nippide eest ja mina ja Maikel soovime sulle ja kõik meie vaatajad-kuulajad soovime sulle kõige paremat ja imelist edukat toimetamist oma projektidega. Aitäh sulle ka ja ole sama aktiivne, sama tubli. Just. Aitäh ja me paneme kokku ka võib-olla siis väikese lingi või suunamise Riina väikesele kingitusele siin meie siis kuulajatele, vaatajatele, et saate natukene veel sügavamale minna. Ja kus on inimestel kõige lihtsam sinuga kontakti saada? E-maili teel riina@raudsik.com. Okei, et siis saate sinna kirjutada ja kuulata. Ja materjali tuli piisavalt palju, nii et siin tuleb 2 episoodi jagu siis kuulamist ja vaatamist, nii et
kes siis vaatavad, et nautige siis mõlemaid kohe 2 suupoolega, et väga hea kraam. Ja siis nagu ikka meie vaatajatele, kuulajatele, pane kindlasti like, lae alla, kommenteeri ja anna meile ka väike siis ülevaade, review ja kindlasti jaga nii paljudega, kui saad, sest head kraami on patt ainult endale hoida. Nii et kõike paremat ja kohtumiseni.